süsteemid, poiss, armee ja inimeseks jäämine. Eelmises osas ütlesin, et enne fakte tuleb inimene. Sellepärast ei lähe ma ka veel valge Toyota juurde. Enne tuleb rääkida natuke sellest, kuidas inimene õpib süsteemide sees iseendaks jääma. Mina kasvasin ajal, kus kõik ei olnud nii pehme ja seletatud nagu täna. Koolis oli poiste vahel päris palju jõukatsumisi, mõnikord sõnadega, mõnikord pilguga, mõnikord ka füüsiliselt. Ma ei räägi seda selleks, et vägivalda ilusaks teha. Ei olnud see ilus. Aga see oli osa ajast. Kui sind peeti nõrgaks, siis sind prooviti. Kui sa liiga palju vaikisid, siis mõni arvas, et võibki sinust üle sõita. Ja vahel tuli oma piire kaitsta, mitte sellepärast, et tahaks kakelda, vaid sellepärast, et muidu kirjutab keegi teine sinu koha maailmas sinu eest valmis. Sellest ajast jäi mulle üks lihtne arusaam. Inimene ei pea tüli otsima, aga inimene peab teadma, kus tema piir on. Hiljem tuli veel suurem süsteem, Nõukogude armee. Enne teenistust läbisin umbes 6-kuulise sõjalise autotehnika väljaõppe. Mootorid, hooldus, sõjatehnika, raskesõidukid, tehniline vastutus. See oli päris praktiline kool. Seal ei olnud nii, et vaatad korraks pilti ja oled spetsialist. Sealt pidi aru saama, kuidas masin töötab, kuidas teda käigus hoida, kuidas viga märgata, kuidas vastutada. Välitingimustes ei sõida alati remondiauto appi. Iga meeskond peab arvestama, et kui midagi juhtub, tuleb esmane lahendus leida koha peal. Sul on masin, sul on mehed, sul on olukord ja oht on ümberringi. Siis ei aita ilus teooria. Siis loeb see, kas sa saad päriselt aru, mis on katki ja mida saab teha. Sain noore professionaalina B ja C kategooria load. See ei olnud minu jaoks ainult paber taskus, see oli vastutus. Masin ei küsi, kas sul on paha tuju. Te ei küsi, kas sa oled noor. Vastutus ei küsi, kas sa oled selleks valmis. Ametlik pilt Nõukogude armeest oli muidugi ilusam. Enne teenistust vaatasin isegi saadet Teenin Nõukogude Liitu, et ennast kohustuslikuks teenistuseks vaimselt häälestada. Aga päris elu ei olnud alati sama, mis telepildis. Kõrgelt arenenud Nõukogude armees visati ka tehnikat langevarjuga alla. Paberil ja propagandas pidi kõik liikuma edasi. Päriselus oli sageli nii, et see, mis alla tuli, liikus harva samamoodi edasi. See õpetas mulle ühe asja, ametlik pilt ja tegelik seis võivad olla 2 täiesti erinevat maailma. Aga siis tuli teenistus ise. 2 aastat süsteemis, kuhu sa ei läinud vaba valikuga, vaid kuhu sind pandi. Selle teenistuse ajal sattusin kord ka ohvitseride väljaõppe lennule. See ei olnud tavaline ajateenija kogemus. Sellist võimalust sai väga vähe ajateenijaid. Võib-olla oli selles oma osa ühel vanal ja sõbralikul praporsikul. Vagunite järgi ei olnud ta kõige kõrgem, aga päriselus maksis tema kogemus vanemate ohvitseride seas rohkem kui mõne värskelt koolist tulnud leitnandi läikiv pagun. Ta oli üks neist inimestest, kes näitas, et ka süsteemi sees võib inimene jääda inimeseks. Sellel lennul olid ohvitserid ja helikopterit juhtis vana Afganistani sõjakogemusega piloot. Tema tundis ennast õhus väga koduselt. Võib isegi öelda, et liiga rõõmsalt. Kui algas madal lend, pöörded ja lahinguline pikeerimine, siis ausalt öeldes ei olnud mul enam aega suurt sõjalist strateegiat analüüsida. Minu peamine ülesanne oli hoida hommikune menüü turvatsoonis. Välja ta ei tulnud, aga ta andis endast märku. Vaatasin korraks polkovniku poole, tundus, et ka tema nägu ei olnud enam päris paraadiväljaku nägu. Käed hoidsid istmest kinni, rihmad olid peal, aga ega rihm inimese sisemust paigal ei hoia. Piloot oli samal ajal kabiinis väga rahul. Tema jaoks oli see ilmselt töö ja rõõm korraga. Minu jaoks oli see veel üks meeldetuletus, et paberil võib kõik olla kontrolli all, aga päriselt on kontroll väga õhuke asi. Kes seda aega teavad, need teavad ka sõna dedovščina. See oli omaette maailm. Vanemate olijate võim nooremate üle, kirjutamata reeglid, alandused, surve, katsumused, millest ametlik jutt tihti vaikis. Noore mehe jaoks oli see tõsine katsumus. Mitte ainult füüsiline, vaid sisemine. Kas sa jääd inimeseks, kui süsteem tahab sind murda? Kas sa muutud ise samasuguseks, kui sulle lõpuks natuke võimu antakse? Kas sa hakkad kaasa mängima, sest nii on lihtsam? Või hoiad sees midagi alles, mida ei saa käskkirjaga ära võtta? Ma ei taha ennast siin kangelaseks teha. Ma ei olnud mingi filmimees, kes igas olukorras õigesti käitus ja taustal mängis võidumuusika. Elus on hetki, kus inimene lihtsalt püüab mitte katki minna. Aga sellised süsteemid õpetasid mulle midagi, mis on tänases loos oluline. Kui ametlik maailm räägib ühte juttu, aga tegelik elu selle all on teine, siis inimene peab õppima vahet tegema. Paber võib öelda, kõik on korras, aga inimene teab, et ei ole. Reegel võib öelda, nii peab. Aga südametunnistus küsib, kas see on õige.
Hiljem nägin ma midagi sarnast hoopis teises vormis. Mitte mundris, mitte kasarmus, mitte karjumise ja käsklustega, vaid kirjades, otsustes, kindlustuse vastustes ja ametlikus keeles. See oli pehmem vorm, viisakam vorm, ingliskeelne vorm. Aga tunne oli tuttav. Kui süsteem tahab sinu loo enda keelde ümber kirjutada, siis peab inimene väga selgelt teadma, kes ta ise on. Muidu jäädki paberile kellegi teise sõnadega. See plokk ei olnud veel Zegost. See oli sellest, kuidas inimene õpib süsteemide sees inimeseks jääma. Järgmises osas räägin 3 hetkest, kus elu jooksis silme eest läbi. Need olid hetked, kus piir elu ja mitte elu vahel tuli nii lähedale, et pärast seda ei saa inimene enam päris samamoodi edasi minna.